Millisel Metal Soonicu tegelasel on kõige rohkem elu? Teeme võistluse kõigi Metal Soonicu tegelastega, et näha, kellel on kõige rohkem elu. Ja need peavad vastamisi minema Super Soonicuga. Osalevad Metal Sonic, Metal Tails, Metal Knuckles, Metal Amy, Mecha Sonic ja paljud teised. Lisaks ka salajased tegelased. Kellel on kõige rohkem elu? Lähme! No, sõbrad, tere tulemast sellesse uskumatult ägedasse ja eepilisse videosse, mis teeb mind nii õnnelikuks, sest täna paneme kõik Metal Soonicu tegelased surmarajale vastamisi. Sealhulgas salajased tegelased ja üllatused, nii et oleme valmis kõigeks, mis tulemas on. Sest tuleb alustada alguses koos Baby Metal Soonicuga. Nii et meie väike metallist Baby läheb starti. 3, 2, 1, läheb täiega! Oi, vaadake neid armsaid metallkäekesi, kuigi ta põleb tules täiesti ära. Väga ettevaatus, aga ta saab hakkama ja kukub vette. Kuid oota korraks. Ta teeb lühise. Muidugi sõbrad, roboti vette panemine, kui see pole korralikult tihendatud ja ettevalmistatud, pole hea mõte. Nii et kallis Baby Metal Sonic, see teeb mulle rohkem haiget kui sulle. Aga sa lähed nüüd puhkama, kallis. Hea katse, tubli töö. Aga me jätame sinuga igaveseks hüvasti. Nii et siin on meil Baby Metal Sonic, ta sai päris hästi hakkama, arvestades, et ta on beebi. Aga ta on väga kaugel taga. Ja nüüd liigume edasi peategelase juurde. Uskumatu Metal Sonic. Vaatame, milleks selle video peategelane võimeline on. 3, 2, 1. Ja Metal Sonic läheb täiega, väitides lõkse. Ja vaatame, see on tõesti hästi suletud, nii et vesi talle mõju ei avalda. Nüüd peab ta kaktuseid vältima. Praegu saab ta sellega hästi hakkama. Väga hea. Ja ta kukub ämblikuvõrkudesse. Need jäävad natuke tema juhtmetesse kinni. Aga võib-olla põletab ta need ära oma sisemise roboti kaitsega, kust mina tean. Igatahes nüüd näeme, et ta on valmis happesse hüppama. See katse on väga ohtlik. Ja seal läheb Metal Sonic happesse. Kas ta suudab sellest läbi minna? Oi, see happe hävitab isegi kõige tugevama roboti. Ja tal ei õnnestunud. Nii, et siin ongi Metal Sonic. Happe tasemel hea sooritusega. Ja hetkel esikohal. See viib meid otse tema parima sõbra juurde, Metal Tail. Vaatame, milleks kollane robot võimeline on. 3, 2, 1. Seal läheb Metal Tails. Tõesti, ta hüppab hästi. Ta väldib kõike väga kergelt ja kukub vette, mis samuti talle mõju ei avalda. Väga tubli Metal Tail. Nii mulle meeldib. Kaktused. Noh, Tails, sa ei tohi kaktuste otsa surma saada. Sul on 2 suurt turbopropelleriga kaurid selja taga. Vaata ette. Tundub, et tal õnnestub. Tal õnnestub ja lõpuks teed ta selle ära. Aga vaata ette, ta hakkab ämblikuvõrkudesse takerduma. Need lähevad tema vooluringidesse, torudesse. Ma ei suuda seda uskuda, Metal Tail. Sa ei tohi ämblikuvõrkude otsa surra. See oleks täielik läbikukkumine. Ai, Metal Tail, sa üritad. Tahad vähemalt häppeni jõuda. Aga ämblikuvõrgud lähevad tal vooluringidesse ja kõik lähebki tuksi. Ülekuumenemine, kõik imploseerub ja ta ongi läbi. Nii et Metal Tail on meil teisel kohal. Kui kurb ja hale, issand jumal. Aga noh, nüüd on kord ühe kõige karmima ja ohtlikuma käes. Metal Knuckles. Siil ta ongi. Metal Knuckles obastab kogu oma roboti jõu. 3, 2, 1. Lähed täiega peale, väldib lõkse. Issand jumal. Tuli praktiliselt ei mõjuta teda üldse. Täielik hullus. Seal kaotab ta natuke oma võimekusest. Jätkab edasi liikumist ja issand jumal. Jõuab ämblikuvõrkudeni. Tegelikult ei ole need talle üldse probleemiks. Ta annab tõelise meistriklassi, kuidas asju tehakse. Nii et edasi Metal Knuckles. Hüppab happe sisse. Hakkab oma jõudu vabastama ja vaata vaid, tuleb võitjana välja. Nüüd on aeg otse nooltelõksudesse minna. Mõned neist teevad talle haiget, aga ta on ikka väga tugev, sõbrad. Nüüd vamastab ta jälle kogu oma leegitseva jõu. Ja läheb laava sisse, mis teda üldse ei mõjuta. Aga mis jõud see on, jumal küll. Metal Knuckles jääb laavas ellu, aga magmalõksud hakkavad teda räsima. Ta üritab põgeneda, aga vau! Need kirved teevad temast püre! Tule nüüd, Metal Knuckles, ei! Proovi vähemalt Super Soonicu vastu võikamiseni jõuda. Ta läheb tema poole, aga ei! Nii et Metal Knuckles on seal esikohal. Tõeline meistriklass, kuidas võidusõitu teha. Milline geenius! Ja see viib meid otse Metal Amy või Roostes Rose juurde. Nojah, see on robot Amy. Siin on Roostes Rose, kellel on päris palju jõudu, nii et olge ettevaatlikud. 3,
2, 1, Roostes Rose läheb täiega peale. Tegelikult väldib ta kõike väga hästi, päris hull. Nüüd hüppab ta ka kaktustest üle, ta on ülimalt kiire ja tugev robot. Aga nüüd peab ta silmitsi seisma happega, mis on üks keerulisemaid asju. Viet läheb peale, proovib sellest üle saada. Kas ta on tugevam kui Metal Sonic? Vaata, jah! Tundub, et jah, ta saab hakkama. Nüüd peab ta kõigest põgenema, kõikidest nooltetest. Kuigi, issand, need lähevad tal juba vooluringidesse ja lõpuks saavad temast jagu. Nii et siin on meil Roostes Amy. Metal Amy, kes jääb teisele kohale edestades Metal Sonicut. Pole paha. Ja noh, sõbrad, kuidas teile see video tundub? Kas teile meeldib? Kas teile meeldib Metal Sonic? Kas teile meeldivad tema tegelased? Väga hea. Miks? On aeg saladuslikud tegelased avada, nii et kiiresti mängud. Sul on ainult 20 sekundit, et panna like, tellida kanal ja aktiveeri kelluke, et saladuslikud tegelased avada. Lisaks, kui kirjutad kommentaaridesse, milline on sinu lemmik Metal Sonicu vorm, saad kogu tema jõu endale, nii et kiirusta, aeg saab otsa. Ei, no, sõbrad. Ma arvan, et te olete tõesti hästi käitunud. Nii et on aeg avalikustada salajane tegelane, kes pole keegi muu kui issand jumal, Metal Sonic, filmi eriväljaanne, alternatiiv, milline tegelane ja teine salajane tegelane avatakse video lõpus, nii et ärge lahkuge, sest nüüd läheme Dr. Eggmani juurde oma uskumatud laheda hõiugrobotiga. Nii et siin ta on, Dr. Eggman, kõik on valmis. Sa alustad 3, 2, 1, läheb täiega. Noh, ta liigub kiiresti ja väldib mõningaid lõkse. Kuigi nüüd saab ta tuld ja vees suudab ta oma vidinaga hõljuda. Hea, et nii, muidu oleks ta meil põhja läinud. Vaatame, ta väldib kaktuseid, mis teevad talle haiget, aga mitte väga. Ja ta läheb ämblikuvõrkude juurde, mis tema seadmesse ei satu. See on väga hea märk. Dr. Eggman liigub hästi edasi ja hakkab happesse hüppama. Vaatame, kas tema masin oskab happes ujuda. Paistab, et ei oska. Ta proovib, aga ei. Ta majub happesse ja ei. Nii et siin on meil Dr. Eggman, kes viigistab Metal Sonicuga ja jõuab korralikule 3. kohale. Ja see viib meid ühe Metal Sonicu arenenud vormini, Neo Metal Sonic. Ole ettevaatlik, ta on väga võimas. Vaatame, milleks võimeline oled, Neo Metal Sonic. 3, 2, 1 ja ta läheb täiega. Ole ettevaatlik, lõkse koguneb ja ta väldib neid. Ta saab natuke kõrvetada, aga suudab siiski edasi minna. Milline geenius. Vaatame, kuidas ta kaktuseid väga hästi väldi ja ämblikuvõrgud ei jää talle selle kummalise seeliku alla kinni. Nii et seal ta liigubki ämblikuvõrkudes edasi ja kukub happesse, mis tungib läbi kõikide tema vooluringide, aga tundub, et ta suudab siiski vastu pidada. Nüüd läheb ta otse noolte lõksude juurde, mis teda ei mõjuta. Ja ta tuleb laavast välja. Lähme, Neo Metal Sonic. Ta ületab laava. Issand jumal, nüüd magmalõksud ühest servast teise. Ja. Ta teeb seda ja sööstab Supersooniku poole, kes annab talle korralikult tuld. Läheme, Neo Metal Sonic, ärgake, reageeri, sa saad ikka korralikult tappa, sõber. Seal ta proovib kõike, kuigi see käib talle raskelt. Üles, alla, üks löök, teine löök. Supersonic ei anna talle armu. Neo Metal Sonic üritab vastu pidada, aga peksa saamine on vältimatu. Ja Neo Metal Sonic, sõbrad, läheb otsejoones lopisse. Nii et siin ta meil on, esikohal, suurepärane esitus. Aga ta ei saanud hakkama Supersoonicuga. Pange F-vestusesse. Ja see viid meid otse Furnace Soonicu juurde. See Sonic kasutab ahjujõudu, laava, tuli. Siin on Furnace Sonic, ahju Sonic 3, 2, 1 peale ja hüppab täiega. No. Ta väldib lõkse ja tuld, see on selge. See ei mõjuta teda vähimalgi määral, sest tuli on temas sees. Läbib vee lihtsalt, ka kaktused ei tee midagi. Ja ka ämblikuvõrgud ei sega. Aga hape ei ole vesi ja see pole ka tuli. See teeb talle rohkem haiget. Kas ta suudab ellu jääda? Jumal küll, napilt ta sai hakkama. Ja nüüd püüab ta nooli üsna osavalt vältida. Ja jalutab laaval ringi, mis teda ilmselgelt üldse ei mõjuta. Lihtne tase Furnace Sonicule, kes jõuab magma tõketeni. Ta peab ainult vältima, sest magma ei mõjuta teda samuti. See on väga kõrge temperatuuriga. Umbes nagu mina või siin näen, baby. Nii et ta saab hästi hakkama. Ja hüppab Supersoonicu eest. Aga vau, Supersonic ootas teda. Ja robot on nii kuum kogu selle tule, magma ja laava tõttu. Ta ei suuda isegi reageerida.
ja ta saab korraliku keretäie, nii et siin see ongi. Jagab esikohta Neo Metalsoonikuga, milline koletis. Ja see viib meid otse teise alternatiivse Sooniku versioonini, Mechasonic. Seal ta on täiesti valmis, Mechasonic. 3, 2, 1. Mechasonic tuleb täiega välja, väldib lõkse ja liigub hämmastava kiirusega. Issand, kuidas ta väldib ja kui kiiresti ta rajal liigub. Kuid nüüd jõuab temani happe. Kas ta suudab selle vastu pidada? Tundub, et jah, väga hästi. Mechasonic üllatab kõiki. Ja ta peab happele vastu, et jõuda noolte lõksudeni. Ka neid talub ta väga hästi. Nüüd hüppab ta üle laava, mis teda siiski mõjutab. Aga tal õnnestub sellest kõrvale hiilida. No, nüüd peab ta proovima vältida magmalõkse, mis pole sugugi lihtsad. Tal õnnestub seda teha tasapisi. Jah, ja see läheb pikemaks Supersooniku poole. Ja issand, ta proovib, aga Mechasonic, sõber, sa said veel suurema peksa kui need 12. Keegi ei saa Supersoonikuga hakkama. Nii et jumal küll, meil on esikohal 3-kordne viik Metalsooniku arenenud vormidega. Täitsa hullumeelne. Kuigi keegi pole suutnud Supersoonikut võita. Ja see viib meid viimase tegelaseni enne saladusi. Super Neo Metalsonic. Hoia silm peal sellel. Seal ta on. Super Neo Metalsonic kogu oma uskumatus jõus. 3, 2, 1 ja ta läheb täiega. Täielik hullumeelsus. Tundub täiesti peatamatu. Kuigi ämblikuvõrgud peatavad alati rohkem kui muud asjad. Ta vabastab jälle kogu oma jõu ja hüppab happesse, millest ta napilt üle saab. Vau! Ta suudab end siiski kõige eest väga hästi kaitsta. Koondab jälle kogu oma jõu. Ja hüppab kaitsekilbiga laavasse, mis asja? Issand jumal! Super Neo Metalsonic on liiga võimas ja nüüd on tema hetk Supersoonikut hävitada. Eepiline ja väga tasavägine võitlus. Aga vaata ette, ta hakkab oma jõudu kabastama. Ja jumal küll. Ta loob välgunud, mis hävitab Supersooniku ja lõpetab temaga. Seega Super Neo Metalsonic teeb seda suurepäraselt. Hüppa! Ja jumal küll, ükskõik kui super sa ka poleks, purustaja purustab kõik robotid ühtemoodi. Mine silmusesse, proovi välja hüpata, vabasta oma jõud. Jah, vabasta mida tahad, poeg, sellest ei piisa. Sest Super Neo Metalsonic kukub purustajasse ja ta läheb otsejoones lõppu. Nii et siin ongi Super Neo Metalsonic muidugi esikohal ja praegu on ta kõige tugevam Sooniku robotitest. Nii et sõbrad, loodan, et teile meeldis video, sest siin see lõpeb. Ei, puuduvad veel salajased tegelased, nii et läheme edasi Metalsooniku filmi erilise fänniversiooniga. Siin on Metalsooniku tundmatu alternatiivversioon. Film algab 3, 2, 1 ja ta läheb täiega peale. Väldib lõkse, väldib absoluutselt kõike ja väga suure kiirusega. Pane tähele, see Metalsonic võib tuua lunastuse, võib tuua ajaloolise tulemuse. Kuigi happe sees kannatab, aga ta saab hakkama. Siin ta on, see oli raske, aga ta saab sellega hakkama. Väldib nooli, kuigi mõned teevad talle päris palju haiget, aga ta saab hakkama. Hüppab üle lava ja sinna ta pidama jäigi. Polnudki nii hull. Nii et siin on meil filmi eriline Metalsonic, kes jäi poodiumist väga kaugele. F talle. Ja see viib meid viimase salajase tegelaseni. Lõplik Metalsonic. Pange veel viimast korda like või tellige kanal, et avada uskumatult äge, kujuteldamatu ja ületamatu tegelane. Metal Overlord, lõplikust Metalsonicust. Nii et siin ta on. Issand jumal, milline elajas. 3, 2, 1 ja ta läheb. Tormab otse lõksude poole. Saab neist üsna hästi üle. Aga nagu näeme, praktiliselt miski, millega ta silmitsi seisab, ei mõjuta teda. Ja nüüd hakkab ta tõesti kogu oma sisemist jõudu vabastama. Happe sõbrad praktiliselt ei mõjuta teda üldse. Aga mis see siis on? Saab sellest kergesti üle. Ka nooled ei tee midagi. Ta hüppab laavasse, mis samuti ei tee talle midagi. Mis pagan? Ta läheb magmatrappe, mida ta samuti väldib, nagu poleks midagi. Ja mida ta teeb? Ta hüppab. Ta purustab lõksud, purustab kõik, purustab Supersooniku. Läheb purustajasse, mis loomulikult samuti ei tee talle midagi, ta saab sellest üle. Ja energiatarbija, vaatame, mida see talle teeb. Praegu imeb see kogu tema jõu endasse, aga ta suudab põgeneda, edasi liikuda ja olla kõigist kõige võimsam Metalsonic.
nii et siin näeme teda selgelt võitjana. nii jääbki Baby Metal Sonic lõpuks alles, veetasemel viimasena. Metal Tales hiljem ämblikuvõrkude tasemel oli väga kurb. Viik Metal Sonicu ja tema looja Dr. Eggmani vahel happe tasemel. Rostetanud Rose, Metal Amy, kutsuge teda kuidas soovite, ei suutnud noolte taset läbida. 5. koha sai fännifilmi Metal Sonic laava tasemel. 4. koht Metal Locansile magmatõkete tasemel. 3. koht Supersooniku kleebiste kollektsioonile. Viik Neo Metal Sooniku, Megasooniku ja Fortnite Sooniku vahel. 2. koht Neo Metal Soonikule purustajas. Ja parim, kõige võimsam ja elujõulisem kõigist Metal Soonikutest on Metal Overlord. Lõplik, titaanlik ja peatamatu Metal Sonic. Nii et sõbrad, sellega on video läbi saanud. Kui teile meeldis, siis teate juba mida teha. Pange like, tellige kanal, aktiveerige kelluki ja kõik need asjad, mida alati telekas öeldakse. Kõike seda öeldes Lõvi Pikaron ütleb head aega. Südamest 1000 tänu kõigile, et vaatasite video lõpuni. Kohtume järgmises videos uute asjadega. Enne kui see elukas mu pea otsast rebib. Head aega!